Ei no küsimus, mis asi see Euroopa Liit on? See oleme meie ju. Me ise leppisime need reeglid kokku. Ega ei ole mingisugust kurja Euroopa Liitu, mis kehtestataks meile reeglid. Meie enda inimesed, ametnikud, ministrid käivad Euroopa Liidu nõukogu istungitel, töögruppides ja lepivad neid asju kokku. Selles mõttes see ongi meie enda otsustusõiguse realiseerimine lihtsalt natuke laiemal alal. Kui me ei taha neid reegleid, ärme lepi neid kokku. Selles mõttes, et ega kui samasugused reeglid kehtestaks meie enda parlament, kelle otsa me siis vaataks. Lõppaastas me peame ise enda otsa vaatama, et kes valis need inimesed sinna parlamenti. Euroopa Liiduga on ju samamoodi, ega ta lõpuks ei tule sealt mitte mingisuguseid reegleid, millega Eesti riigi esindajad nõus ei ole. Välja arvatud mõned erandlikud juhtumid, kus saab häälte enamusega otsustada, aga neid on ikka üsna vähe ju. Need samad karistusõiguse küsimused, ma ei tea, tarbijaõiguse küsimused, seal on ju kõik Eesti riigi esindajad on selles arutelus osalenud, ise nõus olnud, toetanud seda. Küsimus, kas meile, et kuna see otsustusprotsess on nii mitmetasandiline, et me tavakodanikuna ei näe seda võib-olla nii selgelt ja sellest ei räägita meile õhtustes poliitika arutelu saadetes, mida ongi niigi vähe. Et siis, et tundub, et see on mingi võõras Euroopa Liit, kes tuleb ja teeb meile reeglid. Peaksime lihtsalt küsima oma ametnikelt ja poliitikutelt, et mis tegite need reeglid? Miks teie nii tegite? Miks te nõus olite sellega? Nõudlikud tuleb olla riigi suhtes.